Aeg on minna Tallinna loomaaeda, loomaaia uudiste aeg siis. 44. nädala uudised. Tallinna loomaaia sõbrad ja Amuuri Leopardi fännklubi kogusid Halloweeni puhul kokku 21 pirakat kõrvitsat ja toimetasid need loomaaeda. Kõrvitsaid said nautida kõik sõralised, elevandid, šimpansid, faasanid. Üks kõrvitsanägu pandi mängimiseks ka Amuuri Leopardidele. No, vot, milline jube tegu. Eelmisel nädalal Praha loomaaia poole teele saadetud noor emane Amuuri Leopard jõudis viperusteta kohale. Peale ette nähtud aega karantiinis kohtub ta tema jaoks välja valitud paarilisega. Nädala keskel saabus Tšehhimaalt Tallinna loomaaeda noor emane Hiid Merikotkas. Kaaslaseks sai ta endale Tallinna loomaajas tänavu suvel koorunud isaslinnu. Veterinaarid ravivad kääbusjõe hobu silmapõletikku, arstimaja jälgimisele viidi tasakaaluhäiretega väike luik. On jälle pummeldamiseks läinud selle loomaajas? On ja on endal siis selle sisekõrvapaigast joonud, tundub niimoodi. Õudne jah, aga mis seal ikka, loomaaia... Ma tahtsin öelda, et tulin ise üks päev ka just Prahast lennukiga ja siis nägin just, kui see Amuuri Leopard maha võeti ja karantiini pandi seal, et puistas kõik oma vahva kasuka taskut pahumpidi seal ja ei, karantiinis istudin natuke aega. Aga ega tal ei olnud midagi niisugust mittelegaalset kaasas? No tal oli üks kont kaasas, mida ta lennukis juba lutsutas ja siis ei teatud täpselt, kas on mingi endise, ütleme siis, töötaja oma või mingi loom või noh, ei tea, selles mõttes, et pandi ta sinna nagu sinna istuma. No igatahes Tallinna loomaajas on ühel Kiiver kaasvaaril jalg kadunud, et äkki on siis tema oma oli see. Vot, ma mõtlesin, kuidagi tuttav tuleb ette, et kui ma Kiiver kaasvaari jalaluud muidu nagu kaugelt ära ei tunne, siis nagu midagi nagu seal natukene nagu oli, on ju, et nii-öelda selle luuüdi. Üdi järgi said aru, eks? Üdi järgi sain aru, jah. No vot, nüüd ongi see jalg on kadunud ja nüüd on see siis Tšehhis ja nüüd ega me seda enam kätte ei saa. Ei saa. Aga loomaaia haljastajad pissid mulda 11 000 lillesibulat, mis Hollandi lillekasutaja Frank Timmermann loomaaia kink. Kas Frank Timmermann on jälle Eestis? Frank Timmermann on Eestis ja mitte niisama, vaid siis tuli siia siis mulda pistma 11 000 tulbisibulat. Ma mäletan ikka kuskil, mis oli mingi 73-74, kui me ikka Timmermanniga kõvasti panime sibulat mulda. Need ilusad ajad. Aga ega Timmermann on selles mõttes kõva mees, et ta siiamaani paneb ikka igal sügisel sibulat mulda. Pistab. Timmermann on kihvt vend, see on kihvt vend, sealt, temaga ikka saab pulli, lähed, võtad kilo sibulaid ja pole asigi, eks? Ja pole kohta, kus mees seda sibulat mulda ei paneks, See on selline mees, kes on ikka üle, mitte ainult üle Euroopa, vaid üle maailma on ikka pistnud sibulat mulda, eks ju? Kihvt vana. Kihvt vana, jah. Aga nüüd loomaaia uudistes täiesti erakordne eksklusiivne lõik kompostist. All right. Kompostikeskuses valmis uus kogus värsket komposti. Hea ja maheda kompostmulla lähtematerjaliks on loomade sõnnik ja söödajäätmed. Loomseid jäätmeid kasutatud ei ole. Muld on sõelutud aluseline ja väga hea struktuuriga ning sobib hästi mullaparandajaks ja enamiku aiataimede kasvatamiseks. Oi, mul läks praegu kõhti jaoks. Loomaaed tänab ka Maidla lastekodu ja Uhtna lasteaeda, kes möödunud nädalal toimetasid loomaaeda suure koguse puhtaid ja kenasti kuivetatud tammetõrusid. Okay. Kompostikeskusesse kõik siis mõnusad loomsete jäätmeteta valmistatud mahedad komposti tšekkima ja sõeluma ning lillesibulaid koos Timmermanniga mulda pistma. Ootame. Ja tervitusi veel Timmermannile ja et hoia sibul mullas. Just.